Pimedusest kerkivad tundmatu, veidra ja kummalise kummituslikud sõrmed. Need jätked ei täida muud eesmärki kui meelitada meid ähvardavasse kuristikku, mis sunnib meid aristuma lahendamata mõistatuste kummitavaatele kajadele. Number 20. Briti museumis evab uskumatu, müstivine iidne artefakt. Sellest on nüüd saanud võti ülitäpse uue tehnoloogia avamiseks, mis loodetavasti aitab diagnoosida inimeste haigusi ja isegi tuvastada bioloogilisi ohte turvakontrolli punktides. Kõik need omadused kõlavad liiga spetsiifiliselt ja maagiliselt, et olla tõsi, kuid just neid iseloomujooni kirjendab Smithsonian ajakiri värvilise saladuse kohta, milleks on Rooma Lycurgose karikas. Esmapilgul näeb see välja nagu iga teinegi kaunistatud klaaspokaal, järjekordne Rooma klaasikunsti meistriteos, mis kujutab järjekordset legendaarset stseeni. Selles loos jutustavad õrnalt põimitud kuldsed detailid Traakia kuninga Lycurgose või nagu mõned ütlevad Lycurgose loo, kes on halastamatutes viinapuudes lõksus. Selle pokaali avastamisel leidsid arheoloogid kohe selles peituva saladuse, mis sai kohe ilmseks. Esialgu näib karikas olevat jadee-idiroheline, eriti kui seda valgustatakse eestpoolt. Kuid kui seda valgustatakse tagantpoolt, juhtub midagi tõeliselt kummalist. Värv muutub justkui imeväel. See muutub karmiinpunaseks, hoiatuse värviks, selleks tooniks, mis meenutab vedelikku, mis meid elus hoiab. Just see väga mõistatuslik nähtus ajas teadlasi aastakümneid segadusse. Lõpuks pärast pikki uurimusi anti Lycurgose karikas 1950 aastal Briti muuseumile, kuid selle lugu polnud veel lõppenud. Karikas jäi järgmise 40 aasta jooksul analüüside ja uurimiste objektiks, kuna eksperdid otsisid usutavat seletust, miks selle värv niimoodi muutub. See vastus saabus 1990. aastaks. Inglismaal pärit teadlastel õnnestus saada katkisi killukesi, mida nad mikroskoobi all uurisid, avastades midagi tõeliselt tähelepanuväärset ja võib-olla isegi veidi hirmutavat. Rooma käsitöölised olid nanotehnoloogia pioneerid. Selgub, et selle karika valmistajad olid klaasi sisse viinud väikseid hõbeda ja kulla tükikesi, mis olid jahvatatud kuni 50 nanomeetri läbimõõduga osakesteks. See on vähem kui 1/1000 soolatera suurusest. Segu oli täpne ja tahtlik, mis viitab sellele, et roomlased teadsid täpselt, mida nad teevad. Tundub, et iidsetel tsivilisatsioonidel oli taas kord meist üks samm ees, nagu see on alati olnud. Nad leiutasid nanotehnoloogia rohkem kui 1000 aastat enne seda, kui kaasaegne teadus selle kontseptsioonini üldse jõudis. Number 19. 2011 aasta 11 märtsil said Jaapani süviku elanikud ebameeldiva äratuse. Maavärin, mille tugevus oli hirmuäratav 9,1 magnituudi, tabas Honshu kirderännikut, vallandades tohutu tsunami, mis jõudis randa vaid 30 minutiga, purustades meremüürid ja põhjustades järgnevatel päevadel 3 tuumareaktori rivist väljalangemise. See sai tuntuks kui 2011 aasta Tohoku maavärina ja tsunami sündmus. See oli katastroof, mis lammutas maju, hävitas maad, katkestas elektrivarustuse ja nõudis tuhandeid ja tuhandeid inimelusid. Registreeriti 15 899 hukkunut, 25 126 inimest jäi kadunuks ja üle 6000 sai vigastada. 123 000 maja varises kokku ja veel miljon said kahjustada. Tsunami, mis oli 12 jalga kõrge ja liikus 500 miili tunnikiirusega, põhjustas suurema osa kahjustustest. Need, kelle elu see õudne sündmus säästis, jäid ilma kodu ja toiduta ning nende mällu jäi igaveseks hirmuäratav pilt. Lisaks nendele intensiivse, traumeeriva sündmuse nägemustele, statistikale ja kahjustustele on olemas ka mõistatus, mis trotsib igasugust seletust. See oli mõistatus väidetavate kummituste nägemiste ja seletamatute kohtumiste laine kohta, mis algas pärast tsunami hävitustööd. Just siis, kui elurannikul hakkas taas normaliseeruma, algasid kummalised nägemused. Kõige rohkem kannatada saanud piirkondade, nagu Sendai või Ichinomaki, taksojuhid rääkisid mõningatest häirivatest lugudest. Mitmed juhid väitsid, et nad võtsid peale reisijaid, kes kadusid salapäraselt sõidu ajal enne sihtkohta jõudmist. Sageli olid reisijad andnud aadresse, mida enam ei eksisteerinud, kuna need piirkonnad olid tsunami poolt hävitatud.
Pärast tsunamid teatasid taksojuhid õõvastavalt külmadest tagaistmetest ja segadust tekitavatest vestlustest nende kummituslike reisijatega, viies sageli sõidu lõpuni isegi siis, kui reisijad olid kadunud. Teised elanikud nägid tsunami poolt läbimärjaks saanud kujusid, seletamatult liikuvaid esemeid ja veidralt käituvaid elektroonikaseadmeid. Vaatamata skeptikute väidetele, et tegemist on PTSD-ga, jäid elanikud oma lugude juurde, jättes maha mõjuva ja hirmutava mõistatuse. 18. Palmyra, iidne palmide linn Süüria kõrbes, oli oluline kaubandus- ja kultuurikeskus ning oaas siiditeedel Aasia ja Euroopa vahel. Oma eripärase kohaliku kultuuri Rooma impeeriumisse kaasates saavutas Palmyra hiljem iseseisvuse kuninganna Zenobia juhtimisel, moodustades Palmyra impeeriumi, annekteerides osi Ida-Rooma impeeriumist. Linna arhitektuur peegeldas Mesopotamia, Simidi, Levanti, Pärsia ja islami pärandi segu. Hoolimata ulatuslikest allikatest on 2 küsimust ajaloolasi kaua segadust sajanud. Kuidas suutis 100 000 inimest kõrbes ellu jääda ja miks see linn sinna ehitati? Norra ja Süüria teadlased lahendasid need mõistatused 2000-ndate keskpaigas. Nad avastasid, et kuiv stepiala oli kunagi roheline, mida toetasid Palmyras asuvad veehoidlad ja ümbritsevad põllukülad. Need kogukonnad kogusid umbes 6 tolli jagu aastast vihmavett kanalite kaudu, et niisutada põllumaid ja tagada stabiilne toidutagavara. Vinna asukoht oli strateegiline, mitte juhuslik. See pakkus alternatiivi jõeteedele, mida kontrollisid kuningriigid, kes nõudsid kõrgeid makse. Härslased või partlased valitsesid idas ja roomlased läänes. Reisijad, kes soovisid vältida neid ülikõrgeid jõemakse, läbisid kõrbe. Seda suundumust nähes rajasid strateegilised isikud Palmyra maksuvabaks kaubanduskeskuseks ja puhkepeatuseks, mis andis olulise panuse muistse jõukuse tekkesse. Nendele mõistatustele lahenduse leidmine muudab Palmyra nii-öelda läbipaistvaks ajalootükiks. Number 17. Kummalised ja salapärased sündmused ei piirdu ainult kirikute, taeva või naabruskondade varjudega. Need hirmutavad juhtumid võivad aset leida kõikjal ning igaüks võib olla nende tunnistajaks. Kõige vähem ootaks seletamatut juhtumid juhtuvad kosmosekeskuses. Et seda näeks ametlik töötaja, ületab samuti tõenäosuse piiri. Ometi juhtuski just see 1986. aastal. See oli tuuline öö Houstonis, Texases ja pimedus laskus NASA Johnsoni kosmosekeskuse kohale. Õhtut lõpetas NASA arhiivitöötaja Frank Shaw, kes oli just oma vahetuse lõpetanud ja suundus parklas oma auto poole. Kontoris oli olnud üsna sündmustevaene päev, kuid Shaw jaoks oli tema päev kohe palju huvitavamaks muutumas, kuid mitte sellisel viisil, nagu ta oleks oodanud. Sest kui ta oma sõidukile lähenes, peatus arhiivitöötaja nähes silmanurgast midagi liikumas. Ta tõstis pea üles, viies pilgu massiivse Johnsoni kosmosekeskuse hoone ülaosale. Ta kissitas millegi poole, mis tekitas külmavärinaid üle selja ja soovis, et oleks kiiremini autosse roninud. Kõige tipus oli vaatepilt, mis tekitas ainult hirmu. See oli enne nägemata olend, suur ja öötaoliselt süsimust. Sellel olid tohutud nahkhiiretiivad, mis meenutasid veidi veeskuju. Paigale tardunud paanikast suutis Shaw ainult seda jällitada. See oli justkui kõik õudusunenäod oleksid tema silme ees ellu ärganud ja nendega kaasnev hirm voolas temast läbi. Olend näis Shaw'd märkavat ja selle läbitungivad silmad lukustusid tema omadega. Arhivaar väitis hiljem, et talle tundus, nagu naudiks kargoile paanikat, mille ta oli põhjustanud. See olend sirutas siis oma tiivad laiali ja lasi kuuldavale praksuvat heli, kui ta õhe lendas. Möödus veel mitu minutit, enne kui mees suutis end piisavalt rahustada, et liikuda. Ta ronis värisedes oma autosse ja alustas teekonda koju. Kodus ootas perekond tema saabumist. Ta oli tavapärasest hiljem, mis tekitas neis muret. Kui Shaw oli koju jõudnud, said nad kohe aru, et midagi oli valesti. Shaw oli näost kahvatu ja hingeldas ning peagi hakkas ta jutustama kõige pöörasemat lugu, mida nad kunagi kuulnud olid. Muidugi pere ei uskunud teda ja arvas, et ta pidi nähtu valesti tõlgendama. Koos otsustasid nad, et ta ei tohiks sellest juhtumist kellelegi rääkida ja Shaw pidas oma sõna, püüdes seda ööd oma mälust kustutada. Kuid teda vaevas mõte sellest koletuslikust olendist, nii et ta rääkis sellest oma sõbrale, kes oli ühtlasi tema ülemus.
Oodates, et ta kohe vahti lastakse, oli Shaw hoopis meeldivalt üllatunud vastusest. Ülemus ütles talle, et ta ei olnud esimene, kes Garguuli nägi. Väidetavalt oli juba avatud toimik pärast varasemat Garguuli nägemist ja 2 valvuri seletamatuid surmasid kosmosekeskuses. Shaw tundis kergendust, kuid asjaolu, et ta polnud hull ega kujutanud olendit ette, tekitas hulga uusi küsimusi ja suuremaid riske. Mida nägid tema ja teised tunnistajad Houstonis? Number 16. Mittekanoonilistes esimese ja teise Makkabite raamatus õpime Makkabite ülestõusust, mis oli oluline sündmus piibli kontekstis seoses muistse Jeruusalemmaga hellenistlikul perioodil. Esimeses Makkabite raamatus 1.33 leiame lõigu. Siis nad kindlustasid Taaveti linna tugeva müüri ja võimsate tornidega ning sellest sai nende kindlus. Ajaloolased, kes on analüüsinud piiblis sündmuste erinevaid aspekte, jõudsid arvamusele, et see lõik viitab Akra ehitamisele ja rajamisele. Jussi Rajatis, võõrvõimu sümbol, sai ülestõusu ajal konflikti keskpunktiks, kus juutide ülestõus astus vastu seleukiidide võimule ja hellenistlikule mõjule. Ülestõusu juhtisid Juudas Makkabeus ja tema vennad, kes soovisid taastada usuvabaduse. Akra olemasolu oli meeldetuletus võõvõimust ja usulistest tagakiusamistest ning selle hävitamine oli pöördeline hetk juutide iseseisvuse taastamisel. Akra, mis tähendab kindlust, rajati Kreeka valitseja Antiochos Epiphanese Seleukiidide impeeriumi valitseja poolt, enne kui Juudas selle vallutas ja hiljem hävitas. Just see sündmus ja võit ongi juudi püha Hanuka keskmes. See tähistab teise templi taasünnistamist. Ajaloolased ja tõlgendajad, nagu paljude teiste piiblis mainitud linnade ja paikade puhul, uskusid, et Akra tõepoolest eksisteeris ning asus varemetes teadmata kohas. Tõenäoliselt on see nüüdseks üle ehitatud. Kuna Akra täpne asukoht oli teadlaste ja arheoloogide seas vaidluse all, algas legendaarse kindluse otsing ning Jeruusalemmas viidi läbi mitmeid väljakaevamisi lootuses, et leitakse mõningaid tõendeid. Pika aega arvati, et see unustatud ajalootükk asus linna kaguosas, Templimäe lähedal. Kindlustusmüüride tükid, keraamika ja muud esemed viitasid sellele, kuid väljakaevamise järel ei toonud kinnitavaid varemeid. Akra asukoha mõistatus vaevas ajaloolasi üle sajandi. Iga ebaõnnestunud ekspeditsiooniga kahanes lootus see kunagi leida ja sundis neid kaaluma 2 allikat, mis räägivad Akrast, Makkabite raamat ja Josephus Flaviuse kirjutised, viitasid kindluse õigele asukohale, väites, et see asus Taaveti linna piirides. Selgus, et need polnud täpsed. Ootamatult, pärast igasuguse lootuse kaotamist Akra leidmiseks, tegid Iisraeli arheoloogid lõpuks läbimurde 2015 aasta novembris. Iisraeli muinsuskaitseamet Jeruusalemmas on Divati parklat kaevanud alates 2005. aastast. Ja järgnevate aastate jooksul hakkasid üha uued vihjed kujundama hoopis teistsugust pilti sellest, kuhu kindlus oli rajatud. 10 aastat pärast kaevamiste algust 2015 aastal avastati Akra, mis asus väljaspool linnamüüre künkal, strateegilises kohas, kust oli võimalik jälgida all asuvat asustatud orgu. Selle asukoht võimaldas kontrollida kogu liiklust Templimäel asuva templi juurde. Varemed olid aastate jooksul korduvalt krohvitud ning need tulid taas nähtavale alles pärast 10 aastast hoolikat kraapimist, tolmutamist ja põlvkondade jooksul ladestunud kihtide eemaldamist. Möödunud elude ladestuste all lebasid kindlustatud torni jäänused, muljetavaldav müür ja järsk kaitsevall. Oma avastust kinnitades leidsid arheoloogid münte, veinikannusid, relvaosi ning samu ballistakive ja nooleotsi, mida aastate eest hasmonealased Akra vallutamise katsel sinna tulistasid. Number 15. Imede kuulujutud panevad paljusid sageli kahtlema, kas tegemist on tõesti püha sündmusega, pettusega või massilise hüsteeria ilminguga. Kui jutt käib Jumalaema Maarja nägemustest ja tema väidetavast jumalikust sõnumist, mis aeg-ajalt jõuavad uudistesse, ei saa me jätta mõtlemata sama asja üle. Nii oli see ka teise imelise juhtumiga, mis sai alguse 12. jaanuaril 1973.
Õde Agnes Katsuko Sasagawa, kurt Japanmannas nunn, oli esimene, kes koges seletamatuid ja kummalisi nägemusi. Sel päeval nägi ta tabernaklis lähtuvat eredat valguskiirt. See on kaunistatud lukustatud kast, mis sümboliseerib Jumala kohalolu inimeste seas. See oli müstiline ja vapustas õde Agnesit kindlasti. Lõpuks see mõte kadus tema meelest. Kuid 2 päev hiljem ilmus salapärane valgus uuesti, andes märku terve rea veidrate nähtuste algusest, mida ta pidi kogema. 28. juunil tabas nunnad oletatava stigmata järsk ilmnemine. Haavad, mis ilmuvad inimese nahale juhuslikult, sageli vastavuses ristilöömisega. Haav ilmus tema vasakule käele ja võttis ristikuju. Õde Agnesi käsi jäi punaseks, näärdunuks ja valust pulseerima. Pärast selle tunnistamist süttis lähedal asuv puust Maarja kuju. Päevad möödusid ilma ühegi vahejuhtumita kuni juuli alguseni, mil olend lõpuks otsustas temaga sõnadega rääkida. Kabelis palvetades sai õnnistatud neitsi Maarja kujust, mis oli nikerdatud ühest katsuja puutükist sõnumikandja. Sellest kostis hääl, mida õde Agnes suutis imekombel kuulda. Hääl väitis, et tema kurtus paraneb peagi. Talle anti ka juhised palvetada inimeste pattude eest ja anda oma ülemusele teada kõigest, mille tunnistajaks ta oli olnud. Samal päeval märkasid ka teised kirikuõed, et kuju käes tilkus punast vedelikku. 4 korral kordus see voolamine, tekitades kirikus nii hirmu kui ka uudishimulaine. Väidetavalt jäi haav, mis kuju kätt vigastas, sinna kuudeks, enne kui see 29. septembril müstiliselt kadus. Õed märkasid siis, et neitsi Maarja kaelale ja laubale oli hakanud tekkima higi. Mõni päev hiljem sai õde Agnes teise sõnumi. Seekord selgitas hääl, et issandas kasvav viha viitab sellele, et kogu inimkonnale on tulemas suur karistus. Jälle kästi nunnal rääkida oma ülemusele sellest, mida talle oli öeldud. 13. oktoobril sai õde Agnes ilmumiselt, keda hakati kutsuma Akita jumalaemaks oma 3. ja viimase sõnumi. Hääl alustas sellega, et sõnum edastatakse tema ülemusele. Väidetavalt selgitas ta, et inimesed ei kahetse ega paranda end ja selle eest toob isa inimkonnale suure karistuse. Nuna väitis, et hääl ütles talle, et teemon kogub palju hingi ja pattude kasvu eest ei anta andeks. Need sõnad tekitasid hirmu nii teiste õõdede kui ka nende ülemuse seas. See oli ähvardav ja veelgi õõvastavamaks tegi olukorra väidetav elutähtis vedelik, mis voolas kuju silmadest järgmised 6 aastat, enne kui see järsult peatus. Selle sündmuse uurimiseks algatati juurdlus ning Jaapani katoliku kirik tunnistas selle ehtsaks. Nad uskusid, et tegemist on püha sündmusega, kuid teadlaskond ei suutnud seda mõista. Mis tegelikult siin toimus? Kas see oli kõik pettus, nagu paljud neist on osutunud, või oli siin mängus midagi kurjemat ja ähvardavamat? Number 9. Kaasaegne Illinoisi osariik oli koduks Cahokiale, iidsele linnale, mis oli tuntud oma ainulaadse kultuuri ja massiivsete maamägede poolest, mida kasutati kodudeks, matmispaikadeks ja tseremooniateks. Umbes 120 küngast kattis 15 ruutkilomeetri suuruse ala, toetades elavat põllumeeste, käsitööliste ja astronoomide kogukonda. Cahokia sai alguse aastal 700 Bergtrusnu, laienedes aastaks 1050 Bergtrusnu metropoliks, mis oli suurem kui London või Pariis. Kuid vaid 200 aastat hiljem kadus kogu tsivilisatsioon seletamatult, jättes endast maha vaid maavallid. Sajandeid jäi Cahokia rahva saatus mõistatuseks ning teooriad piirdusid poliitiliste või keskkonnakatastroofidega, millel puudus kindel tõendusmaterjal. 2020. alguses lahendati see mõistatus, uurides linnakeskuse lähedal asuvat Horseshoe järve, olulist tunnust, mida eksperdid olid varem tähelepanuta jätnud. Järve põhja uurimine inimtegevuse jälgede leidmiseks näitas, et enne Cahokia rajamist oli piirkond regulaarselt üleujutatud, oht, mis ajutiselt taandus ja võimaldas linnan õitseda. Ootamatult umbes aastal 1200 Pascarus naasid tugevad üleujutused. Setepruvid näitasid paksu mudakihti üleujutusest, mis oli nii tõsine, et hävitas põllud ja kodud, sundides vähemalt 15 000 inimest evakueeruma.
Kuigi kokkuvarisemine polnud kohene, viisid jätkuvad üleujutused ja probleemid tsivilisatsiooni aeglase allakäiguni, kus ülejäänud inimesed sulandusid teistesse kogukondadesse, kuni Cahokia kadus ajaloolistest allikatest. Number 13. Suehiro Kyutsi elas huvitavat elu. Ta oli kirjanik ja komeedijahtija, kes avastas oma elu jooksul 4 komeeti. Üks neist komeetidest nimetati isegi tema järgi. Nende taevakehade leidmine ei ole lihtne, sest nad kiirgavad vähem valgust kui tähed. Kyutsi peeti seetõttu suureks kosmiliste lumepallide jahimeheks. Aga on midagi veel märkimisväärsemat, mis tõi sellele inimesele kurikuulsuse. Mõistatus, mis on nii veider, et teadlased on tema loo üles siiani hämmingus. Tema lugu algas 1977 aastal, kui ta oli 22-aastane ja töötas Jaapani õhuoma kaitsejõududes. Lennudispetšerina vastutas ta lennundusoperatsioonide kontrolli eest, eriti Hyakuchuri õhuväebaasis Omiyamas Ibaraki prefektuuris. Ühel õhtul tööl olles tabas Kyutsit tugev valu, mis kiirgas tema kõhust. Tema töökaaslased reageerisid kiiresti ja ta viidi kiiresti haiglasse. Haiglas diagnoositi Kyutsil 12 sõrmiksoole ummistus. See seisund võib olla eluohtlik sümptom, millest noormees ei suutnud pääseda. Pärast mitut minutit elustamiskatseid kuulutati ta surnuks. Ja nii oligi. Arstid võtsid oma kitlid seljast ja hakati valmistuma surnukeha jaoks. 30 minutit hiljem olid haiglatöötajad juba tagasi oma tavapäraste tegevuste juures. Siis juhtus midagi tõeliselt seletamatut. Kyutsi ärkas üles. Ta ärkas ellu, justkui oleks olnud sügavas unes, kuid tegelikult ta polnud. Tema surma juures viibis mitu arsti ning nende katsed teda elustada olid asjatud. Kuigi paljud oleksid oodanud, et Kyutsi, olles nii kaua eemal olnud, kannataks mingisuguse ajukahjustuse või muude terviseprobleemide all, oli ta täiesti korras, välja arvatud see, et tal oli oma peaaegu igavese puhkuse ajal üsna kummaline kogemus. Täielikus pimeduses kohale jõudes märkas Kyutsi kauguses valgust. See valgus osutus tunneliks, mille poole Kyutsi tundis end seletamatult tõmbuvat. Sisenedes viidi ta uude paika, mis oli täis lilli ja lopsakat õitsvat rohumaad. Kõige uskumatum oli see, et Kyutsi väitis, et tal olid täielikud kehatunded. Ta kõndis paljajalu ja tundis oma jalgade all mulda ja rohtu. Varsti avastas ta jõe, milles hulpus paat. Ta roonis paati ja kasutas käsi aerutamiseks. See oli pingutav tegevus, mis jättis ta teisele kaldale jõudes väsinuks. Kui ta kaldale jõudis, sai Kyutsi aru, et ta ei ole üksi. Juba lähenes talle 5 võõrast, kellest üks küsis, miks ta seal on. Mees oli liiga jahmunud, et rääkida, ega teadnud isegi vastust. Grupi naine juhatas ta mäe juurde ja just seal sai ta teada, kes need võõrad olid. Need olid tema surnud nõbu ja vanavanemad. Pärast seda ilmutust kohtas Kyutsi mäel nägu, mis ütles talle midagi, mida ta ei suutnud meenutada. Hetked hiljem leidis Kyutsi end haiglas ärkamas. Ta väitis, et tundis, kuidas tema hingamine ja südametegevus olid lakanud, kuid ta polnud veel oma füüsilisse kehasse tagasi jõudnud. Tema perekond, kes teda pisaratega palgeil ümbritses, ei kuulnud ühtegi sõna, mida ta ütles. Kyutsi järgnes isegi oma emale toast välja ja kuulis pealt, kuidas ema rääkis tema õdedega, teatades neile tema surmast. Kui Kyutsi taas ellu ärkas ja perekond jäi jahmunud seisma, suutis ta meenutada vestlust, mida ta oli kuulnud oma ema pidamas 2 õega. Kõik jäid selle avalduse peale tummaks. Pärast seda hakkas Kyutsi meenutama ka teisi sündmusi, mida ta oli kogenud. Ühe kogemuse ajal oli ta rännanud 1000 aastate taha suure veeuputuse aega. Ta vastas, et vesi tuli komeedilt, mis oli maale liiga lähedale lennanud. Gravitatsioonijõud oli tõmmanud komeedilt jääd maa atmosfääri, põhjustades tohutu paduvihma, mis tõstis merepinna hetkega 2000 meetri võrra. Väidetavalt koges Kyutsi universumi loomist. Ta väitis, et oli ajas tagasi läinud päris algusesse. See kogemus sundis teda ümber hindama oma usku suure paugu teooriasse ning selle asemel viitas see suurema universaalse mõistuse olemasolule, kus universum on üks suur teadvus. Noormees suutis ennustada ka mõningaid tulevikusündmusi, väites, et 80-ndatel avastab inimkond tõendeid iidse maailma kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni kohta. Aastatel 2024 kuni 2027 leitakse Lõuna-Ameerikas hiiglaslikke skelette.
Kõik need sündmused toimusid 30–40 minuti jooksul, jättes Gucci ja kogu maailma paljudele küsimustele vastuseta. Arstid ja teadlased olid tema elluärkamise ja kummaliste lugude üle, millega ta tagasi tuli, hämmingus. Number caxtized. Maroko kõrgetes Atlase mägedes asub Ourami küla, loodusliku ilu ja rikkaliku kultuuripärandiga ajaloo segu. Need mäed, maalilised ja rahulikud, võivad olla ka vaenulikud ja ohtlikud, kuid just see keskkond on olnud berberite koduks juba sajandeid. Idrein Djerin, nagu nad seda kutsuvad, tähendab mägede mägesid. See on sobiv nimi sellele muljetavaldavale looduslikule moodustisele, mis ulatub tuhandete kilomeetrite kaugusele ja lõpeb läbimatu tõkkena, nagu seda tänapäeval nähakse. Kuid mitte mäed ei olnud need, mis arheoloogia kogukonda üle 130 aasta ärevuses hoidsid. See on hoopis allikata kivide kogum, mis moodustab kuhja, millele on rajatud Aroe küla. 13 000 jalga üle merepinna ripub linn ohtlikult massiivse kuhja otsas, tasakaalustades järskude nõlvade serval ja kiusates saatust, kuna asub suurel tektoonilisel murrangul. Aastaid olid eksperdid selle suure kivikuhja ees aukartuses, olles hämmeldunud, kuidas see sinna kogunes. Vastuste asemel pakuti vaid teooriaid, näiteks ideed, et liustiku liikumine ladestas need sinna. Kuid 2014 aastal said teadlaste rühm lõpuks jälile, omistades kuhjumise umbes 4500 aastat tagasi toimunud seismilisele tegevusele. Käteriimistehnikate ja analüüsi abil tõestati, et see teooria oli osaliselt õige. Võimalik, et seal oli liustik, mis uuristas kalju seina ja muutis selle varisemisele vastuvõtlikuks. 7000 aastat hiljem, olles nüüd ebastabiilne ja varisemisele vastuvõtlik, avastasid teadlased, et maavärin raputas mägesid ja vallandas tohutu kivivaringu. Rusud veeresig mäe jalamile, kuhjudes üksteise otsa ja moodustades omaette kuhja. Lähedal asuv suur tektooniline murrang pakkus sellele ideele täiendavat tõestust. Geomorfoloog Philip Hughes ja tema kolleegid ühendasid jõud, et lahendada see kaua kestnud mõistatus. Uurides sealsete kivimite vanust, avastasid nad, et isotoop beryllium 10 tekib siis, kui kosmilised kiired tabavad pinnakivimites olevat kvartsi. Selle isotoobi tase aitab kindlaks teha, millal kivimid sattusid avatud õhu kätte, mis omakorda näitab, millal setend tekkis. Nende vanuse kindlaks tegemine võimaldas teadlastel uurida andmeid ja tuvastada loodusõnnetusi, mis viis 4500 aastat tagasi toimunud maavärina avastamiseni. Hävitav laviin ja enam mitte salapärane kivihunnik pakkusid ideaalse koha küla rajamiseks. Kuid lisaks sellele endisele mõistatuslikule elemendile leidub Araratis veelgi rohkem saladusi, sest mitmel seal käinud inimesel on dokumenteeritud salapäraseid haigusi. Mõned ütlevad isegi, et maa on neetud. 11. Mis tegelikult kukkus alla Virginias, Brasiilias? See oli küsimus, mis sai 1996 aastal Virginia juhtumi ajal kogu linna jutu teemaks. Brasiilia enda Roswell, mis jättis kogukonna murelikuks ja vastuseid otsima, mida nad kunagi ei leidnud. Linn Minas Gerais, Kagu-Brasiilias, elas 100 000 inimest ning märkimisväärne osa neist hakkas esitama kummalisi väiteid, mis viis ulatusliku meedia kajastuse ja põhjaliku uurimiseni. Kõik algas 13. jaanuaril 1996, kui Carlos de Sousa oli teel São Paulost Minas Geraisesse. Ta kavatses kohtuda sõpradega, et veeta nendega päev. Neil oli plaanid minna lennukitega lendama, kuid teekonna jooksul sai Carlos tunnistajaks seletamatule sündmusele. Ta märkas kummalist sigarikujulist objekti, mis liikus otse tema poole. Ta ei suutnud aru saada, mis see oli, kuid selle tagaosa oli saanud tõsiselt kannatada. Tema arvates nägi see välja, nagu oleks selle pihta tulistatud. Ese oli 300 meetri kõrgusel maapinnast ja kaotas kiiresti kõrgust. Vahetult enne maanteeni jõudmist vaatas Carlos, kuidas see tegi järsu täispöörde, lendas vastassuunas, liugles hetkeks ja kukkus siis otse maapinnale. Carlos peatus tee ääres ja suundus kohta, kus ta nägi ufod alla kukkumas. Ta vastas, et see oli hädamaandunud ühe valge maja lähedal. See lekkis kemikaali, mis kõrvetas 40 meetrit muru. Ese, mida ta oli näinud, oli umbes koolibussi suurune ja nüüd olid selle ümber laiali praht, kui see lebas maasse kinnitunult. Carlos tundis ammoniaagi lõhna ja leidis kummalise ise taastuva fooliumilaadse prahi.
sõjavägi saabus ja käskis tal lahkuda. Nädal hiljem nägid õpilased võimla lähedal olendit, kuid sõjavägi piiras ala kiiresti sisse. Sama pärastlõunal väitis 3 naise grupp, et nad nägid maavärist päritolu kahejalgset olendit. See küürutas väikesel mahajäetud maatükil linnas. See oli umbes 1,5 meetrit pikk ja tal oli suur pea. Nad väitsid, et see oli kõhn, pruuni ja õlis nahaga. Päev lõppes mitme seletamatu maavälise olendi nägemisega ja vähemalt ühe UFO raportiga. See kummaline ja häiriv katsumus jääb endiselt seletamatuks ning jätkab kuulajate ärevusse ajamist. Number 10. 7 kõige salapärasema arheoloogilise leiu hulka maal jõudis Maarja-liiskude evangeelium, artefakt, mis kindlasti mingil hetkel sellele nimekirjale vastas. Raamat oli vähemalt 1500 aastat vana ja sisaldas dešifreerimatut evangeeliumi. Paljud olid püüdnud selle iidse käsikirja koodi murda, kuid kõik olid läbi kukkunud. Raamat oli kirjutatud alati salapärases Egiptuse kopti keeles, mis kasutab kreeka tähestikku. Alates selle avastamisest arvatakse, et nagu teisedki evangeeliumid, kirjeldab see evangeelium Maarja ainsa poja sündi, elu ja surma. See oli vaid oletus, kuna salajaste lõikude kodeerimiseks kasutatud keel oli dešifreerimatu. Lõpuks kadus Maarja looside evangeelium avalikkuse silmist, kuid jäi siiski mõne ajaloolase mõtetes olulisele kohale. Asjaloolasi paelus eriti see miniraamatuke ning nad asusid välja selgitama tõdesid, mida see oma lehekülgedel varjas. 2015 aasta veebruaris tasus nende raske töö end lõpuks ära, kui pealkiri Varem tundmatu evangeelium on dešifreeritud domineeris veebiuudiste pealkirjades. Nad avastasid, et Maarja looside evangeelium on ainulaadne käsikiri. Kui teadlased tõlkisid esimest korda kopti keeles sõna evangeelium, arvasid ka nemad, et see on lihtsalt elulugu, kuid nad jätkasid iga osa uurimist ning neid tabas üllatus ja painav küsimus. Kas Maarja looside evangeelium räägib keelatud oraaklitest? Avakõrval kindlasti eksitas lugejad. Seal oli kirjas, tsiteerin, Maarja looside evangeelium, issanda Jeesuse Kristuse ema, kellele peaingel Gabriel tõi rõõmusõnumi. See, kes läheb edasi kogu südamest, saab selle, mida ta otsib. Ainult ära ole kahe vahel. Kui nad jätkasid iidse keele lahtiharutamist, avastasid nad, et evangeelium oli vähem elulugu ja rohkem nagu maagiline 8 pall, tuleviku ennustaja, abiline, mis lahendab inimeste probleeme. Nüüd, kui see oli märgitud oraakliraamatuks, paljastasid nende pingutused 37 küsimuse ja vastuse seeria, kus Jeesusest oli väga vähe juttu. Tundub, et seda palju kasutatud teksti kasutati ennustamise eesmärgil. Keegi, kes otsis vastust küsimusele, mis oli tema meelt vaevanud, võis pöörduda selle isiku poole, kelle käes oli just see käsikiri. See küsimus esitataks ja juhusliku valiku protsess paljastaks probleemi lahenduse. Raamatu omanik oleks ennustaja, kes tõlgendaks kirja pandud oraakleid ja selgitaks, kuidas probleemiga silmitsi seisev inimene peaks käituma. Creek 37 lõiku on kirjutatud ebamääraselt, jättes iga ühe tõlgendamiseks avatuks. Näiteks oraakel number 34 ütleb, mine kohe edasi, see on Jumalast. Sa tead, et vaata, juba palju päevi oled sa palju kannatanud, kuid see ei lähe sulle korda, sest oled jõudnud võidusadamasse. Tekstides domineerivad mitmed raskuste, vägivalla, kannatuste ja aeg-ajalt ka ähvarduste stsenaariumid. Kuigi minevikus eksisteeris palju ennustamiseks mõeldud loosi või saatuse raamatuid, oli see käsikiri ainulaadne ühe sõna poolest, evangeelium. Meeskond pole arhiivides kunagi kohanud ühtegi teist loosi või saatuse raamatut, mida oleks nimetatud evangeeliumiks. Number 9. 2019 aastal kasvas rahvahulk järjest suuremaks. Kriis, pandeemia algus, domineeris uudiste pealkirjades. Mehhikos kogeti aga hoopis teistsugust hirmu. Midagi tõeliselt kurja kuulutavat oli tänavatele ilmunud, varitsedes varjudes ja hirmutades kodanikke. Chiapashi valla Koida elanikud jäid unetuks, piilusid akendest välja ja värisesid iga heli peale. Vinn oli liiga hirmul, et pärast pimedat majadest välja minna. Nad uskusid, et keegi või miski hiilib varjudes, oodates võimalust rünnata.
mis tegi selle sanapärase olukorra veelgi hirmutavamaks, oli see, et jälitajad peeti ebainimlikuks üleloomuliku päritoluga olendiks. Sõltumatud teated hakkasid politseijaoskonda tulvama ning ametnikud olid sunnitud avaldama avalikke hoiatusi, mis vallandasid elanike seas paanika. Olendi kirjeldustes väideti, et ta oli 6,5 jalga pikk, eritas ebameeldivat lõhna, oli kuulide suhtes immuunne ning suutis hüpata 9 jalga õhku. Teated kirjeldasid libahundi Koidas. Öösiti kuulsid elanikud selle ulgumist ja mõned olid sellega isegi silmitsi seisnud, jäädes hirmust täiesti kahvatuks. Elanikud olid märganud tumedad olendid kõndimas katustel ja naabermajade pead. Nad jälgisid hirmunult oma akendest, osaliselt varjatuna ja lootes, et koletis neid ei märka. Ilmuma hakkasid ka füüsilised tõendid olendi kohta. Need ilmusid piklike käpajälgede ja seletamatute kriimustustena, mis olid sügavalt kõvasse pinnasesse kraabitud. Usk, et libahund tänavatel ringi liigub, oli nii tõeline, et ööpimeduses kostsid tulirelvade paugud. Mõned vaprad elanikud võitlesid selle olendiga, kuid külvasid samal ajal kogukonnas veelgi rohkem paanikat. Kohaliku kiriku pastor andis inimestele isegi juhise panna küünlad oma kodude ette, uskudes, et see toob neile rahu ja peletab selle salapärase olendi eemale. Politsei uuris Koida Aguahe piirkonnas kogunevaid libahundi raporteid ning leidis kehata jalajälgi, mille sammu pikkus oli 10 jalga ja suurem kui inimesel. Ohtu märgates alustas politsei aktiivset uurimist. 2020 aasta aprillis reageerisid 3 politseinikku Barrio Nuevo piirkonna sulgumisele ja libahundi nägemistele. Nad nägid olendit, kes hüppas üle 2 meetri kõrguse aia ja kõndis katustel, kinnitades sellega elanike teateid. Koto libahundi salvestiste ja piltide puudumine tekitas siiski skepsist. Ilma füüsilise tõendita, näiteks fotota, jäi libahuntide olemasolu saladuseks. Peagi pakuti välja erinevaid seletusi, alates jaaguaaridest ja otselottidest kuni nahkhiirte ja öökullideni, kusjuures mõned arvasid, et pealtnägijad olid lihtsalt pimeduses segaduses. Chiapase libahund oli määratud jääma igaveseks mõistatuseks. Kas see oli kollektiivne hüsteeria, kohalik loom või midagi palju kurjakuulutavamat, olend rahvajuttudest ja hirmust? Number 8. Võib-olla on huvi hiiglaslike eraklike ahvide nagu Bigfooti ja Jeti vastu juurdunud ajaloos. Enne homo sapiensi saabumist Aasiasse elas seal teadaolevalt suurim primaat, Gigantopithecus. Need väljasurnud ahvid, kes olid 6–10 jalga pikad ja kaalusid 440–1100 naela, rändasid Pleistotseeni ajastul Lõuna-Hiinas ringi, ulatudes võib-olla ka Vietnami ja Taisse. Nad võisid koos Homo erectusega eksisteerida veel 100 000 aastat tagasi, kuigi see pole kinnitatud ebamääraste luuleidude tõttu. Nende väljasuremise mõistatus, mis ei olnud põhjustatud inimeste jahist, lahendati lõpuks 2024 aastal. Teadlased jõudsid järeldusele, et liigi kohanemisvõimetus viis selle väljasuremiseni umbes 100 000 aastat tagasi. Vana kliima ja fossiilide analüüs näitas, et Gigantopithecus oli liiga suur ja liiga spetsialiseerunud toitumisega, et kliimamuutustega ellu jääda. See juhtus 700 000–600 000 aastat tagasi, kui piirkond kuivas ja lopsakad metsad muutusid põõsastega täidetud rohumaadeks. Nende eelistatud puuviljatoit muutus siis harudaseks. Nende hammaste kulumine näitab, et nad olid sunnitud meeleheitest sööma vähem toitvat koort ja kuivi oksi. Erinevalt väiksematest primaatidest, kes kohanesid ja otsisid uusi toiduallikaid puulatvadest, takistas Gigantopithecuse tohutu suurus ja aeglane liikumine kohanemist, mis viis lõpuks nende väljasuremiseni. Number 7. Paul Harley, pereinimene. Tal oli naine, 3 last ja lapselapsed. 2014 aastal töötas ta võrguraudtee keevitajana, hoolitsedes oma pere eest. Aastatel enne seda oli tollal 53-aastane mees korduvalt kadunud. Väidetavalt kannatas ta vaimse tervise probleemide all, mis põhjustasid tal juhuslikult ära kõndida, kuid ta leiti alati kiiresti üles ning tema pere, kes teda armastas ja hoolitses tema eest, pakkus talle tuge. Ühel pühapäeval aga muutus Harley perekonnaelu igaveseks. 28. septembril 2014 lahkus Paul oma kodust Whiteford Avenue Dumbartonis. Seekord oli aga midagi teisiti.
mees otsustas seekord mitte kaasa võtta oma mobiiltelefoni, pangakaarte ega koduvõtmeid, nagu ta oli varem teinud. Kui Poirot mõistis, et ta ei tule tagasi, andsid nad Paulist politseile teada kui kadunud isikust. Uurimisi viidi läbi, kuid kadunud mees oli ka täiskasvanu, kes lahkus omal soovil. Neil polnud eriti midagi teha, et leida kedagi, kes lihtsalt ei tahtnud, et teda leitaks. Ludes Pauli kunagi veida hakkas kuude möödudes hääbuma. Sellegipoolest olid nad meeleheitel, et välja selgitada, mis oli juhtunud. Uskudes, et nende isa ei jätaks neid kunagi maha, tegid lapsed kõik endast oleneva, et saladus lahendada. Need kasutasid vastuste otsimisel eradetektiive, avalikke pöördumisi ja isegi selgeltnägijaid. Pere ei uskunud selgeltnägijatesse, kuid nad olid kindlalt otsustanud kasutada kõiki võimalikke vahendeid. Mõned neist selgeltnägijatest väitsid, et ta on, tsiteerin, läinud. Teised aga arvasid, et ta on vees. Keegi ei suutnud kindlaks teha, kus ta oli või milline oli tema saatus. Otsinguid nimetasid tema lapsed õudusunenäoks, kuna nad olid murtud südamega, et midagi uut ei selgunud. Kuudest said aastad ja peagi kadus ka viimane lootuse killuke. Paul Harley oli kadunud ja ta ei tahtnud, et teda leitaks. Aastad venisid edasi ilma uue teabeta, ilma ühegi märgita ja ilma laibata. Siis juhtus midagi kummalist. 2021 aastal hakkas levima üks foto, mis pärines Glasgow'st. Pildil oli mees, kes kandis sooja riideid ja istus lumes, kui helbed tema ümber langesid. Ja kuigi nad ei näinud tema nägu, tärkas Pauli perekonnas taas lootus. Glasgow heategevusorganisatsioon pakkus 2018. aastal varjupaika kodutule mehele, kelle foto levis ja keda peeti Paul Harley'ks, kes oli kadunud alates 2014. aastast. Tema perekond sõitis Glasgow'sse, kuid sai teada, et foto oli vana. Vaatamata võimalikele nägemistele väitis kampaania korraldaja, et fotol olev mees ei soovinud, et teda leitaks, kuid ei saanud kinnitada, kas see oli Paul. Paul keedus mõned päevad enne planeeritud kolimist, muutes tema kadumise veelgi mõistatuslikumaks. Number 6. El Niño ja La Niña on kliimamustrid, mis esinevad ainult Vaikse ookeani piirkonnas, kuid võivad mõjutada ilma kogu maailmas. Tavapärastes Vaikse ookeani tingimustes puhuvad passaattuuled ekvaatori kohal läände. Vesi soojeneb Lõuna-Ameerika rannikul ja liigub seejärel Aasia suunas. Selle sooja vee asendamiseks toob protsess, mida nimetatakse ülesvooluks, külma vee meresügavustest pinnale. El Niño ja La Niña on teineteise vastandid, kaks kliimamustrit, mis kalduvad tavapärasest kõrvale. Nende mõlema episoodid võivad kesta 9–12 kuud korraga ning esinevad iga 2–7 aasta tagant. Mõlemad tsüklid on teadaolevalt põhjustanud metsatulekahjusid, mõjutanud ilma ja avaldanud mõju ökosüsteemidele tervikuna. El Niño esineb sagedamini ja seda iseloomustavad nõrgenenud passaattuuled. Soe vesi lükatakse tagasi Ameerika lääneranniku poole. See termin tähendab hispaania keeles väikest poissi ja seda märgati esmakordselt juba 17. sajandil. Selle nähtuse kohta on teada, et see mõjutab oluliselt ilmamustreid, põhjustades mõnes piirkonnas põuda ja teistes üleujutusi. Järjepideva analüüsi tulemusel on teadlased ja uurijad õppinud nende kliimamustrite kohta palju, kuigi need võivad kõlada kummaliste ja seletamatutena. Aga me teame nende kohta peaaegu kõike, mida teada annab. Kust siis tuleb see müsteerium? Selgub, et kui teadlased tegid oma oletusi ja väiteid El Niño kohta, muutusid nad oma ideedes liiga enesekindlaks. Teaduslikud mudelid, mis püüdsid neid kõikumisi seletada, viitasid sellele, et maa kõikuv liikumine läbi kosmose oli nende ettearvamatute sündmuste põhjuseks. Väideti, et päikesekiirguse erinevad tasemed mõjutavad nende nähtuste tugevust. Mudelite kohaselt olid varasemad sündmused tavaliselt nõrgemad kui need, mida me täna kogene. Kuid hiljuti on seda ideed vaidlustatud ning ootamatu tegur on ilmunud, et seda narratiivi mõjutada. Carbid. Teadlased uskusid, et nad olid täpselt kaardistanud El Niño sündmuste varasemad esinemised, kuid tagasihoidlik karbikogu viitas millelegi muule. Analüüsides suurt hunnikut karpe, mille olid ära visanud tänapäeva Peruu põliselanikud, ilmnes põhjalik tõendusmaterjal, omamoodi kliimaajalooline ülestähendus. Teadlased uurisid karpide sees olevate hapnikusuhet, kuid avastasid midagi hirmutavat.
Need ei vastanud mustritele, mida teadlaskonna kasutatud mudelid olid ennustanud ja millele nende oletused tuginesid. Carpide analüüs näitas, et kogu mudel ja sellest tehtud järeldused olid ekslikud. Tundub, et El Niño ei olnud üldse seotud päikese kiirgusega, vaid teadlased avastasid, et sulavate liustike poolt vabaneva jää ja vee koguseid on tugevalt alahinnatud. Nad ei eksinud mitte ainult sündmuse põhjuse osas, vaid teadlased olid ka valesti hinnanud, kui kaua El Niñod on esinenud. Kas sellele küsimusele andsid vastuse merikarbid? Selgub, et selline tegevus oli Vaikse ookeanis olemas juba 10 000 aastat tagasi ning see oli varasel horotseeni perioodil nii sage kui ka tugev. Number 5. 2007 aastal domineeris rahvusvahelistes uudistes teistsugune mõistatus ning Kanalisaared olid selle keskmes. See oli 23. aprill, kui Ray Boyer, Ühendkuningriigi Kanalisaartel tegutsev piloot, astus Trilanderi pardale. Ta oli teel rutiinsele lennule Southamptonist ja suudus Aldernile, saare põhjapoolseimasse piirkonda. Kui lend GR 544 sel pärastlõunal õhku tõusis, tundus kõik korras olevat. Kuid mõni minut hiljem hakkas rahutunne kaduma, kui Ray ja 5 tema reisijatest märkasid midagi seletamatut. Lennuk oli vaid 30 miili kaugusel saarest ja 4000 jala kõrgusel, kui nad seda märkasid. Ainult 40 miili kaugusel Aldernis läänes hõljus veidra kujuga lendav objekt. See oli pikk, õhuke ja terav ning selle erekollane värv eristus selgelt ookeani sinise taustal. See kummaline sõiduk seisis paigal taevas 2000 jala kõrgusel. Alguses arvas Ray, et see on tema lennukile palju lähemal, mitte rohkem kui 10 miili kaugusel. Kui ta aga kindlaks tegi, kui kaugel see tegelikult oli, ilmesid objekti tõelised mõõtmed ja see oli tohutu. Ray ja tema kaasreisijad väitsid, et see oli märgatavalt suurem kui Boeing 737, arvates, et see pidi olema miili laiune. Aga see polnud kõik, mida Ray ja tema kaasreisijad nägid. Kui nad lendasid kummalisest alusest edasi mööda, jäi neile silma veel midagi. Kui nad Aldernile lähenesid, märgati läheduses teist, esimesele identset objekti. Seekord hõljus see Guernsey kohal, kuid ei nähtavaks vaid 9 minutiks. Murray tundes selle üle, mida ta nägi, võttis Ray ühendust Jersey lennujaama lennujuhtimiskeskusega. Uskumatul kombel olnud Ray ainus, kes helistas, et teatada 1 või 2 salapärasest lennumasinast. Patrick Patterson, teine piloot, kes lendas vastassuunas, oli näinud sama asja. Piloot tuli Blue Islandsilt ja suundus samal ajal Jersey poole. Kui ta liikus mööda Sarkist, möödus ta kummalisest objektist, mis hõljus tema vasakul. Ta kirjeldas seda lennumasinat kui õhukest, kollast ja kompaktplaati meenutavat. See oli täpselt samas kohas, kus Ray oli seda hetki varem märganud. Lugu muutus veelgi kummalisemaks, kui inimesed maapinnal hakkasid sama asja teatama. Guernsey BBC raadio teatas, et 2 Sarki elanikku olid näinud taevas rippumas 2 uskumatult eredat kollast objekti. Lennujuhtimiskeskus jälgis neid objekte radaril samuti 55 minutit, enne kui need kadusid. Hoolimata uurimistest aasta hiljem ei leidnud 2008 aasta teaduslik aruanne piirkonnas mingit sõjalist tegevust ega katseid ning nad väitsid, et La Manche'i saarte lennujuhtimiskeskus ei olnud nüüd nendest objektidest teadlik. Asjatundjad ei suutnud objekte tuvastada, pakkudes mõningaid usutavaid seletusi nagu päikesekoerad või peegeldused. Kuid lõppkokkuvõttes jäävad La Manche'i ufod endiselt seletamatuks. 4. koht. Tibeti platoo, üks maailma kõrgemaid asustatud paiku, oli oma idaservadel koduks iidsetele tundmatutele tsivilisatsioonidele. Neoliitsikuvi aegne rühm õitses karmides mägismaades kuni ootamatu massilise lahkumiseni umbes 2000 e-kristusena, mis langes kokku nende põhitoiduse hirsi salapärase kadumisega. See piirkondlik kokkuvarisemine on arheoloogia aastatuhandeid hämmastanud. Sajandeid toetusid need varajased asukad Põhja-Hiinast pärit hirsile, et end ja oma kariloomi toita. Pärast 4000 aastat kadus see põllukultuur ootamatult, viies endaga kaasa ka tsivilisatsiooni. 300 aastat hiljem kasvatasid uued asukad edukalt nisu ja ootra, jättes ajaloolased mõtlema, miks üks põllukultuur ebaõnnestus, samal ajal kui teised õnnestusid.
Tibeti hirsi mõistatus lahendati lõpuks 2015 aastal arheoloogide meeskonna poolt, mida juhtis Jade Quedes. Kasutades uut tehnoloogiat ja tõendeid, avastasid nad, et süüdlaseks oli kliimamuutus, mis pole ainult tänapäevane probleem. Hirs kasvas hästi soojal holotseeni kliimaoptimumi ajal, kuid umbes 2000 enne Kristünden muutus kliima järsult jahedamaks, mis tegi selle kasvatamise võimatuks, nagu on avaldatud Riikliku Teaduste Akadeemia väljaannetes. Kui nende peamine toiduallikas kadus, olid algsed elanikud sunnitud platoo maha jätma. Gere meeskond leidis ka, et nisu ja odra hilisem edu tulenes nende võimest kasvada külmemates tingimustes, asendades hirssi Tiibeti põhitoiduna. Iroonilisel kombel võib tänapäevane globaalne soojenemine praegu hirssi soosida, kuna Tiibeti platoo on nüüd üks kiiremini soojenevaid piirkondi, mis võib võimandada unustatud seemnetel taas esile kerkida. 3. lugu. Tasadaide kummaline lugu algab Mindanao saarel eraldatud Lõuna-Cotabato provintsis. Tasadain nimi ilmus esmakordselt 1971 aastal, kuigi nende avastamine oli väidetavalt toimunud mõned aastad varem. Alles sel aastal tõi kohalik jahimees Defal, kes oli Lõuna-Cotabato metsades jahti pidanud, Manuel Elizaldele kummalisi uudiseid. Elizalde, kes oli Filipiinide valitsusasutuse Panam juht ja kelle ülesandeks oli kaitsta riigi kultuurilisi vähemusi, jäi Defalli toodud teabe peale nõutuks, kuid samas ka huvitatuks. Ta rääkis ametnikule, et oli mõned aastad varem jahil olles kohanud sanapärast rühma inimesi, kes elasid ürgsel viisil. Pärast kontakti loomist selle väidetava rühmaga sai Defalist nende ainus side välismaailmaga. Hõvitus kasvas kiiresti ja Elizalde andis korralduse korraldada kohtumine selle puutumata ühiskonnaga, soovides rohkem teada saada nende päritolu ja kultuuri kohta. Nii tegi Defal just seda ja 7. juunil tutvustati ametniku ametlikult Tasadaiga. Väidetavalt koosnes grupp 27 inimesest, kes kõik kuulusid kuude püsivasse perekonda. Nad elasid Kubastes, sügaval Mindanao džunglis, elades gorillaselu. Nende tehnoloogia oli sarnane kiviaja omale, mis pani Elizalde uskuma, et nad on kiviaja viimased ellu jäänud, täiesti puutumatud modernsusest. Kõik need tööriistad olid valmistatud puidust ja kivist. Neil polnud põllumajandust, jahioskusi ega sõjarelvi. Kohtumise järel avaldas Elizalde oma leiud, kirjandades seda salapärast rühma kui rahumeelset, kellel puudusid nii sõja kui relvade mõisted ja vahendid. Nad ei kandnud endas vaenulikkust ja elasid puutumatult. Sel aastal varjutas Tasadai avastuse käimasolev Vietnami sõda. Vägivallapildid ja pealkirjad, mis viitasid uutele ohvritele, domineerisid ajalehtedes. Kuid ajakirja National Geographic jaoks domineeris nende iseseisvaid pealkirju just see avastus. Ajakirjas National Geographic ilmus 32 leheküljenine kaanelugu ning aasta hiljem valmis ka dokumentaalfilm. See rääkis Tasadaidest, kohtumisest ja nende algerisest kultuurist. Loomulikult, kui see teave avalikkusele teatavaks sai, ei jäetud kiviaja ühiskonda enam oma pead. Väidetavalt sundasid kuulsused nagu Charles Lindbergh ja Gina La Lollobrigida metsadesse, lootuses heita pilk sellele mõistatuslikule rühmale. Fotograafid ja ajakirjanikud vallutasid samuti džunglid, tehes reportaaže, pildistades ja häirides keskkonda. Siis saabusid 11 antropoloogi, kellest keegi ei jäänud korraga kauemaks kui 6 nädalaks. Juurdepääsu kontrollis Elizalde, kes püüdis leidu kaitsta, kuid samal ajal sellest kasu saada. Siis, sama järsku kui nad ilmusid, olid Tasadaid kadunud. 1976 aastal kehtestati keeld kõigile külastustele metsaelanike juurde. Selle kätestas president Marcos. Järgmise 10 aasta jooksul lakkasid kõik teated Tasadaide kohta. Enamik inimesi hakkas unustama neid kummalisi lugusid, mida nad olid kuulnud, ja kiviaja ühiskonna mõiste kadus vaateväljast. 1986 aastal kukutas rahvavõimu revolutsioon presidendi, võimandades taas juurdepääsu Tasadaide hõimule. Uurimise käigus selgus, et hõim oli kadunud ning selle liikmed elasid kohalike kogukondade seas, mistõttu antropoloogid kuulutasid Tasadaid pettuseks. Kuid muid Ameerika keeleteadlane Lawrence Reed veetis hiljem 10 kuud Tasadaide seas, leides, et nad olid tõepoolest isoleeritud, omasid ainulaadseid põllumajandustavasid ja eripärast murret.
Ta pakkus välja, et nad olid olnud isoleeritud vähemalt 150 aastat, mitte 1000, ning nende keel oli seotud manobo keelega. Elizalde, kes oli põgenenud, tuli tagasi ja aitas isegi tasataidel võita kohtuasja professorite vastu, kes nimetasid neid pettuseks, jättes hõimu tõe saladuseks. Number 2. Eesriie avaneb 1930-ndatel. Pinged kasvavad ja see kulmineerub teatrietenduses, mis on meie elu. See oli teise maailmasõja koidik ja ülemaailma konflikt teljeriikide ja liitlasriikide vahel oli jõudnud murdepunkti. See oli Saksamaa provokatiivne otsus, mis viis paratamatu kokkuvarisemiseni ja põhjustas tarbetuid veresaunu. 1939 aastal tungis Saksamaa diktatuuri all Poolasse ja sellele järgnes kogu inimajaloo kõige surmavam sõda. 60 miljonit hukkunud, genotsiid ja tuumarelvade esimene kasutamine ajaloos. Ilmselgetel põhjustel olid need sündmused kõige tuntumad. Need olid selles ajaloolises konfliktis keskse tähtsusega ja toimisid loorina, mis varjas vähem tuntud, kuid sama jõhkraid tegusid. Viimastel aastatel oleme teada saanud, et Saksa sõdurid mitte ainult ei väärkohelnud, piinanud ega tapnud oma vastaseid, vaid varastasid ka olulisi aardeid, silmapaistvaid kunstiteoseid ja asendamatuid esemeid. Ning oli ka kalduvus raamatuid põletada. Kui sõduritel tekkis vaba aega, osalesid nad ka mitte eriti hästi dokumenteeritud pärandipaikade ja varade hävitamises. See oli ilmselge kultuuripuhastus, mis on totalitaarsete režiimide tunnusmärk. Üks peamisi asutusi, mis varemeteks ja tolmuks muudeti, oli Königsbergi uus juudi kalmistu. See kalmistu, mis oli lahkunute viimne puhkepaik, asus Kaliningradis ja oli tegutsenud vaid 10 aastat, avatud esmakordselt 1928 aastal. Seal asus erakordselt kujundatud matusehoone, mille autoriks oli Erich Mindelssohn ise. Kahjuks pidi see saksa arhitekt pealt vaatama, kuidas sõdurid tormasid pühasse paika ja hävitasid selle täielikult. Nad tungisid sisse 1938 aastal, vaid aasta enne sõda. Saali oli tükkideks lõhutud, hauad hävitatud ja lein tuli taas esile. Lõpuks hääbub Königsbergi kalmistu hävitamine meie ühismälust. See ei jõua isegi ajalooraamatutesse. Kuid mitu aastakümmet jäid varemed alles, meenutades Kaliningradi inimestele neid häirivaid tegusid, mis seal aset leidsid. Kuid 2010. aastal pälvis see ajalooline paik taas avalikkuse tähelepanu. Berliinis asuva ajalooühingu juudi liikmed otsustasid seda piirkonda uurida pärast seda, kui avastasid, et midagi oli kaua aega tähelepanuta jäänud. Kui nad kive sorteerisid ja lehti ning tolmu eemandasid, leidsid nad midagi, mida diktatuur polnud puutunud. See oli üksik hauakivi, mis oli selili ümber kukkunud. Tagaküljele oli kirjutatud nimi Jakub Klimovski. Aja Lucentsi andmetel oli neive juudi Klimovski perekond tuttav, kuid sellega info ka piirdub. Teadlased ei leidnud rohkem vihjeid selle salapärase isiku kohta. Tema kohta ei paistnud olevat ühtegi kirjet. Nii püsis 10 aastat küsimus, kes see mees oli? Ajaloolased ja uurijad, kes olid pühendunud sõjas kadunud ohvrite perekondade leidmisele, otsustasid mitte alla anda. Nad tahtsid vastuseid sama palju kui kõik teisedki, isegi kui see tähendas aastakümnete pikkust otsimist ja uurimist. Just need pingutused tasusid end lõpuks ära, kuigi alles 10 aastat hiljem. Ühing suutis üles leida mõned tema järeltulijad, kellel polnud aimugi, et nende esivanem oli oma ajastu silmapaistvamaid isikuid. Nad ei teadnud isegi, et sadade kalmistule maetute seas oli tema haud ainus, mis oli jäänud puutumata. DNA vastavuse ja dokumentide kontrollimise kaudu kinnitati, et teadlased olid leidnud õige perekonna. Et anda ühiskonnale parem ülevaade sellest, kes Jakob tegelikult oli, andsid järeltulijad üle need samad dokumendid ja fotod, mida kunagi peeti kaduluks. Just need dokumendid, mis paljastasid varem tundmatu mehe elu. See oli 2020 aasta lõpus, kui kõik pusletükid pandi kokku ja unustatud mõistatus sai lahendatud. Nagu selgus, elas Jakob koos oma naise ja 2 lapsega Königsbergis. Ta oli teise maailmasõja veteran Saksamaa poolel, mis šokeeris ajaloolaste kogukonda. 1933 aastal oli Jakob 55-aastane ja vajas ebaselgetel põhjustel kiiret operatsiooni.
Täidetavate tüsistuste tõttu suri ta varsti pärast operatsiooni ja maeti Königsbergi uude juudi kalmistule. 1939. aastal sõja alguses emigreerus tema perekond. Tema lapselapsed ja lapselapselapsed hajusid üle kogu maailma. Täna elavad nad Iisraelis, Ameerika Ühendriikides ja Šveitsis ning neil polnud aimugi, kes olid nende vanaisa ja vanavanaisad. Mees, ainus säilinud hauakivi, mõistatus, veteran ja tõestus sellest, et kõik ei ole kadunud. Number 8. Õhupallid meres tekitavad mõistatuse, seisis 1967 aasta ajaleheartikli pealkirjas. See vihjas millelegi lapselikule. Õhupallid on alati olnud seotud kloonide, lõbustusparkide ja pidustustega. Aga miks peaks meedia nii väga hoolima sellest, et sünnipäevapeo kaunistus on ookeanis? See on sellepärast, et õhupallide avastamine toimus ohtlikul ajal, mil iga ese võidi ekslikult pidada relvaks. See oli ju ikkagi külma sõja ajastu. See oli 29. juuni, kui Atlandi ookeani vees märgati midagi huipimas. See oli kast, mis polnud suurem kui leivakarp. Kui see avastati Florida ranniku lähedal Hallandale'i juures, tekkisid kohe pinged. Levisid uudised, et diplomaatilised sidemed Nõukogude Liidu ja Kuuba vahel olid tugevnenud, mis kujutas endast suuremat ohtu Ameerika Ühendriikidele. Nii et kui kast märgati vees üles-alla kõikumas, saadeti Ameerika Ühendriikide rannavalve asja uurima. Nende kahtlused said kohe kinnitust, kui kastid leiti tempel, Nõukogude Liidu omand. Aadress aga näitas, et ese pärines Kuuba mineraalvarade instituudist. Äärmise ettevaatusega tõsteti kast veest välja ja edasised uurimised jätkusid kontoris. Aeglaselt ja ettevaatlikult avati kast ning selle sees oli midagi tõeliselt mõistatuslikku. Mõistatus, nagu pealkiri oli vihjanud. Kastis lebas 7 kollast õhupalli, igaühel mustast kummist korkküljes. Kohe märgati, et see oli kummaline ja võib-olla pahaendeline, kuid rohkem küsimusi polnud veel tekkinud. Kui võimud kasti lähemalt uurisid, leidsid nad sellelt kaalunäidise. Kogu pakikaal oli 50 kilogrammi ehk umbes 110 naela. Kui see aga üle kaaluti, oli kogu kaal vaid 13,6 kilogrammi ehk 30 naela. Märkimisväärne osa kaarust oli kadunud, kuhu ülejäänu kadus. Varsti tehti kindlaks, et kast oli triivinud vees kuni 8 nädalat, olles väidetavalt saadetud Leningradist, Venemaalt. Eeg, mil kast oli triivinud, võis võimaldada õhupallil õhu välja pääseda. Oletus, et õhupallid olid kunagi täidetud, tekitas mõistatuse. Toas, kus kast seisis, olid ohvitserid kogunenud ümber ja kõlas hirmutav mõte. Mis siis, kui õhupallid olid täidetud mürgise gaasiga? See oletus polnud muidugi sugugi võimatu. Külma sõja ajastu oli vägivaldne ning kõik osapooled oleksid uurinud igasuguseid võimalusi maksimaalseks hävitamiseks. Poleks sugugi üllatav, kui oleks kasutatud biokeemilist sõjapidamist. See õõvastav mõte uuriti põhjalikult läbi, kuid õhupallidelt ei leitud mingeid märke mürkide või toksiinide kohta ning need olid juba mõnda aega triivinud. Ükski rannikuala ei teatanud õhumürgistuse tunnustest, kuid sümptomite ilmnemine võis jääda märkamata või neid võidi pidada tavalise külmetuse tunnusteks. Kuna puudusid tõendid, mis viitaksid kindlale loole, paigutati 7 kollast õhupalli arhiivi, oodates täiendavaid tõendeid, mis võiksid pakkuda mingisugust seletust. Vahepeal, umbes 200 kilomeetri kaugusel maratonis, avastati triivimas teine kast, mis oli esimesele identne. Hirm oli tagasi tulnud. Asja uurimiseks kutsuti teadlased, kes tuvastasid, et esimese kasti õhupalle täitis vaid tavaline õhk, mis süvendas müsteeriumi veelgi. Hoolimata ulatuslikest uurimistest ja üleskutsetest teabe saamiseks ei ilmnenud kunagi ühtegi seletust, jättes Nõukogude Liidu 7 kollast õhupalli süngeks mõistatuseks. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video sulle meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib lupu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 tundmatud ja kohtume teiega järgmises videos.